Me oleme käsitlemas täna sellel 2 kuul seeriat Jumala sõna ja täna ma tahaks käsitleda teemat pilt taevaisast. Oled sa valmis? Oled sa erk täna? Vajad sa massaaži? Vajad sa harjutust? Bänd tagasi lavale, teeme harjutuse. Nali. Oled sa valmis? Yes. Ma usun, et Jumal tahab täna mitmeid inimesi kõnetada. Ma tahan rääkida teemal pilt taevaisast. Ja see on natukene süüdatud sellest jutlusest, mida Anneli Raukas 2 nädalat tagasi siin rääkis. Tunne piibli, Jumala sõna taga olevat Jumalat. Palju teile meeldis see? Paljud said julgustust? Paljud said vabaks? Yes, amen. Ja ma tahaks seda natukene edasi arendada sellel põhjusel, et see oli nii hea sõna. Ja ma tahaks jagada mõningaid asju, mida Jumal mulle on näidanud ja andnud selle suhtes. Milline on siis meie pilt taevaisast? On ta hea? On ta kuri, karistav või midagi muud? Pildi taevaisast maalivad meile tihti teised inimesed ja meie enda maised kogemused. Mistõttu ei pruugi see olla kooskõlas sellega, milleks piibel Jumalat peab. Mul ei unune kunagi see vestlus noormehega, kes pidevalt heitis ette, et Jumal lubas mingil traagilisel olukorral tema elus juhtuda ja seetõttu ta ei usalda enam Jumalat. Nii palju kordi, kui ma üritasin teda veenda, et Jumal on siiski hea ja siiski väärib usaldust, ta ei kõikunud ning jäi oma veendumustele kindlaks. Ometi räägib meile piibel, et Jumal on hea. Me näeme sellist kuulsat rida 1. ajaraamatu 16:34. Tänage Issandat, sest tema heldus kestab igavesti. Tänage Issandat, sest tema on hea ja tema heldus kestab igavesti. Laulis neid samu ridu päris palju. Kuid pahatihti inimestena me tahame panna oma pettumused, kartused, süüdistused eksilikult Jumala arvele, tehes temast eemale tõuka isiku. Kuid piibel räägib temast kui kõige ligitõmbavamast isikust universumis. Kõige ligitõmbavamast isikust universumis. Milline on su pilt taevasest ja kui ligi sa talle oled? Mulle meeldib see, et me paastunädala teemaks on lähedus Jeesuse ja üksteisega. Ma usun, et see on aeg, kus me peaksime astuma lähemale Jeesusele ja lähemale üksteisele. Amen. Sest lähedusest sünnib vili. Ma ei hakka rääkima mehe ja naise lähedusest, mis vili siis sünnib, võib-olla läheb ebamugavaks, aga ometigi läheduses on midagi head, sealt sünnib vilja. Ja samuti, kui sa veedad aega Jeesusega lähedalt, siis sünnib palju head. Milline on su suhe taevaisjaga? Kas sa kardad teda või leiad temas pelgupaika? Las ma küsin ühe küsimuse. Kuidas sa reageerid, kui su elus läheb midagi valesti? Kas sa ütled nii, et ma keerasin midagi untsu, mu isa lööb mu maha? Või sa ütled nii, ma keerasin midagi untsu, ma tahan kohe isale helistada? Kuidas sa suhtud? Paljude jaoks on pilt Jumal isast nagu see esimene lause, et just meie kogemuse tõttu meie isaga me kardame, et ta lööb meie maha. Kui minu füüsiline isa, ta oli noor, siis ta elas maal, tänu Jumalale, et sa võid maal elada ka, et ei pea linnas elama. Amen. Keegi on minu, ma ise elan linnas, aga minu füüsiline isa veetis oma lapsepõlve üles maal ja seal juhtus niimoodi, et ta pani üks hetk heinaküüni põlema. Päris täbarkas, pole mitte nii. Lõpuks me saame kõige võituma mikri. Ja lõpuks mu isa pani selle heinaküüni lõpuks. Juhtus nii, et ta pani heinaküüni põlema ja pärast seda ta põgenes laua alla ja kartis oma isa reaktsiooni. Ometigi reageeris tema isa räigelt
kartus oli põhjendatud, ta tiristas sealt välja ja peksis ta läbi. See oli kole. Ma ei tea, mis tema elus kõik pärast seda sündis ja kuidas ta elu vaatas ja taevaisasse suhtus. Aga seesama minu isa ometigi reageeris minuga rahulikult, tänu Jumalale. Ma mäletan hetke, kus ma olin tööl ühes firmas ja ma olin värskelt load saanud, Vahtralehe load ja siis sain firma bussiga sõita, see oli üks ehitusega seotud asi. Ja mul oli selline komme, et kui ma kirjandasin, siis ma pidin nagu hästi nagu kiiresti O üles saama. Ja siis, kui pidin ära keerama, siis hästi kiiresti O alla saama. Aga siis oli üks probleem, oli see, et ma pidingi ära pöörama paremale ja siis ma sain kuidagi O maha, aga kurvi minnes oli päris suur hoog ikkagi. Ja kui ma läksin kurvi sinna keeramisse, siis ma panin tähele, et sellest teest, kuhu ma keerasin, tuli vastu üks auto, nii et ma ehmatasin ära, ma ei tahtnud tulla otsa sõita, nii et ma keerasin järsku, nagu hästi järsku paremale. Ja siis, kuna ma olin närvis, siis ma ajasin gaasi ja piduri sassi. Ehk siis ma ütlesin piduri asemel gaasi. ja siis ma sõitsin nagu natuke põõsast läbi. Ja ma nii pabistasin. See oli huvitav seik. Ja siis sõitsin paarsada meetrit edasi, jäin seisma, vaatasin suured kriimud kõik auto külje peale. Mõtlesin, oh my gosh, mis nüüd saab? Mul on läbi kõik, lips on läbi. Ja mu isa töötas selles firmas ja ma läksin siis sinna kontorisse ja samal ajal, kui ma sinna tee peale sõitsin autoga, bussiga, mikrobussiga, siis selle tee teises otsas oli just üks kolleeg oma bussiga sõitnud vastu, nii et ta juba nägi minu pulli, mis ma tegin ja ma ei saanud seda ära ka kinni mätsida. Et kui ma kontorisse jõudsin, siis juba kogu kontor teadis, millega ma olen hakkama saanud. Aga minu isa oli siis minu ülemus tol hetkel, ta oli üks tööde juhataja seal ja siis see, kuidas ta seda handlis või nagu käsitles, oli mega hea ja tänu Jumalale minu isa pilt ja minu taevasja pilt on tänaseks nii eluterve läbi selle olukorra, kuidas minu isa käsitles seda rahulikult ja me võtsime mingi vaha ja hakkasime neid kriime seal kuidagi ilustama ja heastama ja ta nagu ta ei olnud selline, et mine nüüd laua alla ja ma tirin su välja ja siis peksan siin läbi. Ta ei olnud selline. Ta oli mõistlik. Ja tänu Jumalale selle eest see ehitas ühe eluterve isa pildi. Ja ma võin öelda, täna ma julgen, kui ma midagi keeran untsu, ma julgen minna ja öelda, hei, isa, ma pean sulle helistama, ma pean sulle midagi ära rääkima versus vastupidiselt sellele, et ma keerasin midagi untsu. Ma kardan, et ta lööb mu maha. Milline on sinu pilt isast? Ma julgen arvata, et enamik meie ühiskonda on elanud sarnase hirmu all, mille nad on pärinud oma vägivaldselt või süüdistavalt isalt just hetkedel, kui nad on midagi valesti teinud. Kuid taevaisa, sõbrad, taevaisa on üdini hea. Ja ta tahab, et me jookseksime kohe tema juurde, kui midagi läheb untsu. Amen. Ta tahab, et me jookseksime tema juurde. Minu suhtumine ka taevaisasse on muutunud. Ja ma ei karda enam hukkamõistu, sest ma tean, et see ei tule temalt. Jumala sõna Rooma 8.1 ütleb, nii ei ole enam mingit hukkamõistu neile, kes on Jeesuse Kristuses. Mingit hukkamõistu ei ole neile, kes on Jeesus Kristuses. Temalt ei tule see hukkamõist. Taevaisa on üdini hea. Mäletan seika Ameerika reisilt, kus ma läksin ükskõikselt mööda ratastoolis olevast vigasest. Ja samal päeval kartsin lõunalaos kristlasest naise tervisest paluda. Ise mõlemal juhul südamest teadsin, et peaksin seda tegema. Peale seda tundsin süüdistuse pilve enda kohal, et ma ei olnud täna olnud sõnakuulelik. Kuid samas oma südames ma teadsin, et ma jõua ära oodata hetke, millal ma saan taevaisa ligi minna, et tema ees palves meelt parandada ja paluda uut võimalust. Ma läksin ja Jumal andis uued võimalused, imelised kohtumised ja võimalused järgmisel päeval. Amen. Milline on sinu pilt taevaisast? Kas ta süüdistab, kas sa kardad tema juurde minna, et ta lööb maha või see, et temas ei ole mingit hukkamõistu? Jeesuses me oleme puhtad ja ei pea kardma hukkamõistu. 1. Johannese 1.9, kui me oma patud tunnistame,
on tema ustav ja õige, nõnda, et ta annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust. Vau! Kas pole mitte imeline tõotus? Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige. Nõnda, et ta annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust. Kõik, mis sa pead tegema siiralt, tunnistama, anna andeks, issi, ma tegin valesti. Ma ei taha enam nii elada. Ma tahan muutuda. Anna andeks. Ja kui me oleme siirad, kui me tõesti tunnistame seda siiralt, ta puhastab meid kõigist ülekohtust. Kui hea on taeva isa? Kui hea on Jeesus? Amen. Ta on tõesti hea. Ja selleks ei ole vaja palju. Jumal ootab, et me läheksime talle ligi. Me vajame minna talle ligi. Ja anname ausalt kõik teada, mis valesti läks. Ning paluksime andeks. Kas tead, et taevaisa on kõige parem isa, kelle juurde üldse minna oma asjadega? Maised isad võivad olla poolikud. Ma tean, mina ja teised kõik, me oleme poolikud, aga taevaisa on täiuslik. Ja me võime tema ette minna ükstas puha millega. Ta peaks olema meie pelgupaik, mitte hirmukoht. Sest 1. Johannese 4.18 ütleb, kartuses on karistus, aga täiuslik armastus ajab kartuse välja. Kartuses on karistus, aga täiuslik armastus ajab karistuse välja. Mida rohkem sa tema ligi oled, seda julgemini sa tema ette lähed. Ma ütlen seda veel. Mida rohkem sa tema ligi oled, seda julgemini sa tema ette läheb. Armastus taevaisa vastu ajab kartuse välja. Amen. Teiseks, ma tahaks rääkida sellest, et Jeesuse koorem on kerge. Milline on meie suhe taevaisaga, kui meile tundub, et ta palub meile midagi liiga rasket teha? Las ma selgitan, mida ma selle punkti all mõtlen. Me olime teel Ameerika poole ja lennukis olles pani Jumal mu südamele tõusta püsti ja räägida kõigile Jeesusest. See pole liiga raske, sest ma olen seda ennegi teinud, aga Jumal teadis, et ta võib mult seda midagi paluda. Hiljem panin tähele, mõned päevad hiljem ma panin tähele, et mõned korrad ma kartsin Jumala ette avatuna palves minna, kuna kartsin, et äkki ta paneb mind seda veel lähitulevikus tegema. On midagi sarnast? Jah, reaalne hirm. Olin hämmingus oma reaktsioonist, kuna kartsin, et kartsin oma Jumala ette minna, kartes ülesannet, milleks ma pole valmis. Milline on minu ja isa suhe? Võib-olla aga oleks Jumal hoopis tahtnud mulle midagi julgustavat sellel ajal rääkida, aga mina mõtlesin pea sees ainult hirmuäratavat ülesannet. Hiljem ma sain kinnituse sellest ühel koosolekul, kus öeldi prohvetlikult välja, et siin on täna inimesi, kes põgenevad isa eest, kartes ülesandeid, mida ta annab. Isa pole selline. Sest 1. Korintuse 10.13, aga Jumal on ustav, kes ei luba teid kiusata rohkem, kui te suudate taluda, vaid koos kiusatusega valmistab ka väljapääsu nii, et te suudate taluda. Amen. Amen. Ma räägin oma enda elust. See on nii ehe näha, et Jumal on igas olukorras hea taevaisa. Me ei pea kartma koormat, mida ta meile paneb. Me võime alati minna tema ette julgusega. Amen. Alati minna tema ette julgusega. Sest ta ei pane suuremat koormat, mida me ei suuda taluda. Ta ei pane. Ja kui mingi koorem on, tal on varustus selleks, et me kanname läbi. Las ma ütlen seda niimoodi. Ma ütlen selle kirja kohe enne. Mattuse 11.30, Jeesus ütleb, minu hike on hea ja minu koorem on kerge. Jeesus hike on hea ja koorem on kerge. Ja ma ütleksin see lause nii, koorem, mis on liiga raske, on meie enda võetud. Koorem, mis on liiga raske, on meie enda võetud. Ma olen liikunud läbi, olen püüdnud elada Jumala sõnale ja püha vaimu häälele sõnakuulelikult, nii as hard as I can eesti keeles. Nii raskesti kui võimalik. Ei, nii hästi kui võimalik. Ja seal on koormaid. Ja ma olen õppinud neid
andma Jeesusele ja mingil hetkel ma tunnen, et ma tahan oma koormat ise võtta. Aga see on õpetanud mind Jeesusele vaatama ja vaatama seda, kas see tuli Jeesuselt. Kas Jeesus pani selle koorma minu peale? Ei, mõned asjad ma olen ise enda peale pannud. Et kui miski takistab mind minna taevaisa ette, siis ma olen ise midagi enda peale pannud. Ma julgustan sind, ära pane endale liiga suurt koormat, sest Jumal teab, tunneb sind läbi lõhki iga rakku, iga su omadust, iga su julgust, sellist kartust, hakkama saamist, mitte hakkama saamist, sinu olukord, et ta tunneb sind nii hästi läbi ja ta teab täpselt, millise ülesande ta saab sulle anda ja usaldada. Ja et sa teed selle ära ja taevas plaksutab tubli muustav sulane. Amen. Tal on täpne koorem, võib-olla millimeetri täpne koorem sinu jaoks, mida koos Jumalaga sa kannad ära. 3. usalda küllus issandat. Milline on meie suhe taevaisaga, kui me otsime endale midagi? Milline on meie suhe taevaisaga, kui me otsime endale midagi? Las ma selgitan seda pointi jälle. Ma näen, et inimesed näevad palju vaeva, et otsida omale tulevast abikaasat. Nad ei usalda seda, et Jumalal on täiuslik variant välja valitud. Kas keegi võib amen öelda? Okei. Jaan ütles amen. Ma ei teadnud, et sa oled siin täna. Sa oled beebiga või? Tubli mees. Inimesed lähevad nii palju vaeva, et otsida omal tulevast abikaasat. Nad ei usalda, et Jumalal on täiuslik variant välja valitud. Inimesed kardavad, et Jumal annab mulle midagi, mis mulle ei meeldi. Äkki ta annab mulle selle inimese või mingid siksed asjad. Milline väärpilt taevaisast? Mõtleme jälle. Intellekt, kes lõi taeva ja maa, kosmose, muru, taevad, need lühtrid. Okei, see on inimeste loodud, aga kindlasti inspiratsioon kuskilt taevast. Aga see intellekt, kes on kogu selle komplekti kokku pannud, annab sulle midagi, mis sulle ei meeldi, millega sa ei ole rahul, mis ei sobi sulle. See tuleb ainult sellest pildist taevaisast, väärast pildist taevaisast, et ta ei ole hea. Ta on hea. Ja ta tahab sulle paremat. Las ma tõestan seda sulle. Jeremiia 29:11. Sest mina tunnen mõtteid, mis ma teie pärast mõlgutan, ütleb issand. Need on rahu, aga mitte õnnetuse mõtted, et anda teile tulevikku ja lootust. Hei, ta mõtleb sinu peale. Kas sa teadsid, Jumal mõtleb sinu peale ja ta annab sulle, need mõtted on rahu, tulevikku ja lootust. Vau, ta mõtleb su tuleviku peale. Sa võib-olla mõtled aasta aega ette maksimaalselt oma elu tulevikku. Ta mõtleb terve elu. Ta mõtleb su tuleviku peale. Usaldame neid asju tema kätte, mida me ihaldame ja otsime. Võib-olla see on, ma otsin kodu või autot või muud asju, pürin või panustan aega, et neid otsida, aga ei usalda, mis Jumalal on täiuslikuna mulle välja pandud. Tal on täiuslik variant sinu ja minu jaoks. Ja see pilt temast aitab meil teda usaldada. Aitab meil usaldada küllus issandat. Amen. Kas see julgustab kedagi? Amen. Ma tahaks nüüd teha niimoodi, et ülistusbänd võite minuga liituda ja ma tahaks lihtsalt palvetada. Me võime tegelikult tõusta. Ma tahaks palvetada sinu eest, kui mõned asjad need sind, mis ma rääkisin, kõnetasid. Esiteks, sa mõtled võib-olla, et sa oled süüdistuse all või kardad isa karistust. Võib-olla sa kardad liiga suurt koormat või ülesandet, mis püha vaim sulle võib anda, kui sa lähed talle ligi ja usaldad oma elu talle rohkem. Võib-olla sa ei usalda seda, et tal oleks hea lahendus sulle. Sa võid olla
vaba kõigest, nähes taevaisa heana, joosta tema juurde pelgupaika igas olukorras. Kui sa oled mõne sellise koorma all, siis ma tahan sinu eest palvetada. Ülistus võib hakata mängima. Me läheme kohe palvesse. Niisiis, need valdkonnad, kui sa oled olnud süüdistuse all, kardad isa karistust või liiga suurt koormat, mida ta võib sulle panna, või ei usalda, et tal on hea lahendus meile, siis ma tahan sinu eest palvetada. Kui mõni nendest valdkondades kõnetab, siis tõsta, anna oma käega märku. Ole julge, tõsta käsi üles. Me tahame palvetada. Me tahame saada vabaks täna selles paigas. Hoia oma kätt selgelt üleval. Hoia oma kätt selgelt üleval. Inimesed, kes on teie ümber, hakake palvetama nendest ja ma palvetan siit eest. Isa Jeesuse Kristuse nimel me murrame ühe vale arusaamise sellest pildist, mis on olnud Jumalast. Jeesuse Kristuse nimel, isa, me palume täielikku revolutsiooni mõttemaailmas ja südames ja seda pilti, millisena ta näeb taeva isa. Jeesuse Kristuse nimel, kui sul on kartus minna Jumala ligi, saades mingi ebameeldiv ülesanne või saades mingi ebameeldiv vastus, Jeesuse nimel, issand, ma purustan selle kartuse Jeesuse Kristuse nimel ja ma tänan, et sinu vabadus tuleb nende südametesse. Just nüüd, Jeesuse nimel, sinu vabadus las täitku neid kallid südamed just nüüd, praegust sellel hetkel, Jeesuse Kristuse nimel. Isa, ma palun kõikide eest, kellel on süüdistus olnud, kes on kogenud seda süüd või kuidagi hirmu, kui nad on midagi valesti teinud. Jeesuse nimel, issand, kui keegi on midagi valesti teinud ja kogeb selle tõttu hirmu ja julge taevase juurde minna, isa, Jeesuse Kristuse nimel, ma palun Jeesuse nimel, lõikame selle hirmu läbi ja asendame selle Jumala lähedal ole headusega. Jeesuse Kristuse nimel, las see hirm saada läbi lõigatud. Jeesuse Kristuse nimel, ma tänan, et issand ahelad langevad. Ma tänan, et sina vabastad igat ühte, kes tuleb sinu ligi. Jeesuse Kristuse nimel, ole vaba Jeesuse nimel, ole vaba Jeesuse Kristuse nimel. Amen, amen, amen. Tänu sulle, Jeesus, tänu sulle, Jeesus. Tänu sulle, Jeesus. Lähme ülistame. Me
tahaks koos deklareerida teiega selle kirjakoha Rooma kirjast. Nüüd ei ole enam hukkamõistu nendele, kes on Jeesus Kristuses. Deklareerime seda, et me oleme vabad Jeesus Kristuses igasugusest hukkamõistust. Amen. See hukkamõist on üks suur vale, mis meie elu ja meie pea kohal justkui üks tumepilv liigub. Deklareerime koos, ütleme need sõnad koos. Jeesus, ma olen vaba hukkavõistust Jeesuses. Miski ei süüdista mind, sest ma olen vaba Jeesuse veres. Jumal on hea ja tema heldus kestab igavesti. Ja ta tahab mulle parimat. Ja tahab kõikidele teistele parimat. Ja ma ütlen lahti kõigest valest, mis minu suunast tuleb. Ja ei mõtiskle enam süütundega. Ma tänan, et ma olen vaba. Ja ma annan sulle Jeesuse au selle eest. Amen. Anname talle au. Amen. Jumal on hea. Ja enne kui me koguduse teenistusega otsad kokku tõmbame, tahaks veel ühe palve teha ja see on sinu jaoks, sinu eest, kui sa oled täna selles paigas ja ei ole oma elu Jeesusele andnud. Mida see tähendab? See tähendab seda, et sa oled puutunud kokku Jumala või usu või asjadega, aga tegelikult ei ole läinud Jumala ette ja öelnud, Jumal, ma annan oma elu sinu kätte. Ma teen su oma elu issandaks, oma elu valitsejaks. Sa ei ole saanud veel kristlaseks või usklikuks või tõsiusklikuks, kuidas iganes seda nimetatakse, aga sa tead, et see üks samm on tegemata. Sa oled käinud võib-olla jälgimas, võib-olla sa oled olnud Jumala juures ja kuidagi tagasi langenud. Täna ma tahan sinuga palvetada koos, et sa võiksid teada, et sa oled Jumala laps. Et sa ei peaksid ära lahkuma sellest paigast, et oli tore emotsioon, aga ma ei ole mingit otsust teinud. Täna ma tahan sinuga palvetada, et sa tead, et sa oled Jumala laps. Jumal armastab sind ja ta saatis oma poja sinu pärast maa peale. See on see, mis Piibel ütleb. Ta meie pärast saatis selle poja, oma poja maa peale. See oli Jeesus Kristus, elas täieslikku elu, ta läks surma ja Piibel räägib, et ta suri minu ja sinu pattude eest. Jumal ise teadis, et meie patud on nii suured, et me ei suuda minna Jumala ette, me peame saama need andeks. Jeesus vahemehena tuli maa peale ja võttis selle enda peale. Ja ta tegi seda sinu pärast, sest ta armastab sind. Ta hoolib sinust nii palju, see tahab, et sul oleks igavene elu ja suhe taeva isaga ja elav kirgas suhe, nõnda, et sinu ihust voolavad elava vee jõed. Nõnda, et see oleks täis julgust, oleks täis tarkust, kuuleksid Jumala hääd ja liiguksid selles maailmas jõudsalt edasi. Ta tahab sulle täiuslikku varustust anda kõigeks, mis on sinu kutsumine ülesande. Aga ilma Jumalata seda ei saa. Ja ilma Jeesuseta seda ammugi ei saa, sest Jeesus on vahemees Jumala ja inimkonna vahel. Täna, kui sa oled selles paigas, sa ei ole oma elu andnud Jeesusele ja seda otsust teinud, siis ma tahan sinuga palvetada. Võtame ühe hetke, kus me võiksime oma silmad sulgeda, paneme oma silmad kinni ja palvetame hetke ja ma loen kohe ühe palve. Kui sina oled selles paigas ja tunned, et ma pean oma elu Jeesusele, ma pean selle otsuse tegema, ma pean selle sammu täna tegema. Samal ajal, kui kõigi silmad on suletud. Et kui sa tunned, et sina, anna mulle märku käega. Ainult mina vaatan. Ja aitäh. Kas on veel keegi? Jah. Aitäh. Tänu Jumalale. Tänu Jumalale. Jumal näeb sinu elu igal pool ja ta igatseb sulle olla lähedal, aga see algab ühest otsusest. Ja täna, kui sa oled selles paigas ja mu südames otsustada, siis teeme koos ühe palve. See on lihtne päästa saada, Jumal laps saada on maailma kõige lihtsam asi. Nii et võtame ühes koos ja palvetame selle palve. Kogudus võib perena kaasa palvetada. Palvetage niimoodi minu järgi. Jeesus, ma tulen su ette. Ja annan oma elu sulle. Anna mulle andeks kõik, mis ma olen valesti teinud. Anna mulle andeks kõik, mis ma olen valesti teinud. Ma annan oma elu sulle. Ma annan oma elu sulle. Ole mulle issandaks. Ole mulle issandaks. Nüüd ei valitse enam mina. Nüüd ei valitse enam mina. Vaid nüüd valitsed sinu elus sina. Nüüd valitsed minu elus sina. Juhata mind sellel teel.
juhata mind sellel teel. õpeta mind sellel teel. Õpeta mind sellel teel. Aitäh, et sa oled minu jaoks olemas igal päeval. Aitäh, et sa oled olemas minu jaoks igal päeval. Nüüd on lõpp Nüüd on lõpp patuga patuga ja minevikuga. ja minevikuga. Nüüd ma käin koos sinuga Nüüd ma käin koos sinuga iga päev. iga päev. Amen. 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 Halleluuja. See on, Raili on nii rõõmus, et oleks ise 10. korda päästetud saanud. Aga kui sa selle otsuse tegid, kindlasti anna meile teada. Meil on saali minu poolt vasakul tagaosas üks laud, kus me tahame anda väikse raamatu, bukleti ja Uue Testamendi, et lihtsalt aidata sul teha järgmisi samme, et usus kasvada. Usu kasvamine on teekond ja see on põnev teekond. Kindlasti julgustan sind olema koguduses. See ei ole üksi kasvamise teekond, nii et ole kaasas koguduste tegevusega, siis saad kindlalt tugevalt koos Jeesusega edasi. Amen. Amen. Kuidas teised tunnevad? Kõik tunnevad hästi ennast. Kas laulame veel ühe kiituslaulu ja ühe möirgava võimsa kiituslaulu ja siis lähme juba teele. Muudetud saame, murrame läbi koos sinuga, Jeesus. Nüüd on see aeg, muudetud saame, murrame läbi koos sinuga, Jeesus. Oh
järgmisel nädalal, uuel nädalal, palvekoosolekud iga õhtu kell 6 on ja Vaibaga saalis, paastunädal, lähedus Jeesuse üksteisega, tuleb võimas nädal, Jumal saab murdma läbi asju meie ühiskonnast. Saab olema põnev nädal, halleluuja. Meie teenistus on lõppenud, kohvik on avatud. Kui sa soovid veel eestpalvet, mõni teema, mis su südames on, ole hea, tule siia ette, meil on siin pastorid ja eestpalvetajad olemas. Aga nüüd õnnistussõnad ja Jumala rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses. Amen. Minge issanda rahus.